No nii kauni ilmaga on täiesti kohatu teile meenutada, et kuskil 2 kuu pärast võib Eestis juba sadada lund ja lörtsi, aga just praegu on ka see aeg, kui loksutatakse paika kaugkütte hindu ja teada on, et tuleb hinnatõus. See pole küll suur, umbes 7% ja seda hinnatõusu veab kallinenud hakkepuit. Peamised hinnatõusu põhjused Adveni jaoks on hakkepuidu hinna tõus, mille omakorda see juurpõhjus on siis ikkagi kütuse hinna muutus, et hakkepuit tuleb meile transportida ja metsast välja tuua, et see mõjutab siis ühtlasi ka hakkepuidu hinda, ehk siis transpordikütuse hinnad on tõusnud. Adven on üks Eesti suuremaid energiasoojusettevõtteid, kes tegutseb 14 võrgupiirkonnas. Hakkepuidu kõrval võib talvist kaugkütte hinda mõjutada ka maagaasi kallinemine. Mingil määral on Advenil kasutusel ka tipukütusena talvel gaas, kes on küll väikse osaga ja meie kõik nagu kaugküttekatlamaa põhikütus on hakkepuit, kuid gaasi siiski mingil määral kasutatakse, et see ka natuke mõjutab, et gaasi hinnad on ka tõusnud nüüd. Kui võrrelda septembriga, ehk siis 25 aasta septembrit 2026 aasta septembriga, siis see hinnatõus on kuskil 7%, absoluutnumber keskmine on kuskil siis 5-6 euro vahel. Et selliseks ta kujuneb. Niisiis Adveni hinnangul tähendab kallim hakkepuit juba lähikuudel tarbijatele kõrgemat soojuse hinda. Kui palju on aga kütuse kallinemisel kaugkütte hinnale tegelik mõju ja millist hinnatõusu võib uus küttehooaeg kaasa tuua? Kaugkütte hind sõltub väga palju piirkonniti. See sõltub sellest, kas toodetakse kaugkütet gaasist, hakkepuidust või mingist muust energiaallikast. Nii et me ütleks, et turg on stabiilne, on kindlasti piirkondi, kus gaasi kallinemine seda hinda mõjutab, aga näiteks need piirkonnad, kus hakkepuitu kasutatakse, seal me olulist kallinemist näiteks prognoosida küll ei ole alust või põhjust. No just hakkepuidu puhul ongi kuulda olnud, et selle hind teeb vigureid ehk siis suundub ülespoole. Aga teie siis ikkagi rahustate inimesi, et päris nii see ei ole või? Ma tahaks öelda, et paanikaks meie põhjust praegu ei näe, et kui me võrdleme seda tänast olukorda näiteks aastaga 2022, kus tõepoolest see energiakriis tekitas tohutu hinnasurve, hinnahüppe, siis täna meil ei ole põhjust arvata, et see kordub. Me näeme hinnasurvet, teatavat hinnasurvet, sest gaas alati mingit mõju omab ka teistele energiaallikatele, aga tänased andmed ei anna põhjust arvata, et see hind nüüd tohutult hüppama hakkaks. See muidugi ei tähenda, et hinnad ei muutu. Et nagu ma ütlesin, siis mõnedes piirkondades me näeme täna juba, et on meil hinnataatlused ka sees ja seal kindlasti hinnad muutuvad, aga hind võib muutuda ka väga erinevatel põhjustel. Näiteks kui hinnapiirkonnas tarbimine väheneb, tarbijate arv väheneb, siis see mõjutab juba tariifi. Kui palju soojuse hind konkreetses piirkonnas tõuseb, sõltub juba kohalikest lepingutest ja kütuse hinnast. Näiteks Adveni võrgupiirkondades jääb hinnatõusu haldavalt 30% vahele, keskmiselt umbes 7%. Lisaks võib aasta lõpus mõju avaldada ka kallim maagaas, mida kasutatakse peamiselt tipukoormuse ajal.